Tervist, mina olen Rene Pürkland, Hiina meditsiiniarst ja täna ma tahan teile paari sõnaga rääkida putukahammustustest. Sääskede hooaeg on käes, et proovime analüüsida, mismoodi erinevate putukate hammustused meie keha mõjutavad Hiina meditsiini seisukohast. Et kui nüüd kas sääsk, erilane, mesilane, vaablane meid nõelab või hammustab, siis meil tekib sügelus, meil tekib kubel, punetav, mõnel võib-olla tekib selline suurem allergiline reaktsioon. Hiina meditsiini seisukohast, mis lokaalselt toimub selle koha peal, kus siis näiteks sääsk hammustab, on energiaseiskumine. Et see energiaseiskumine on sarnane, mis tekib näiteks trauma korral, kui te kuskil ennast ära lööte. Ja Hiina meditsiinis on see reegel, et niikaua kui energia vabalt liigub, niikaua keha taastab ennast, tervendab ja saab probleemidega hakkama. Nüüd selle putukahammustuse koha peal energia seiskub ja selle tulemuseks on see, et seal tekib väike turse, mis väljendub kublana, tekib punetus, tekib sügelus ja nüüd mida kiiremini me saame sealt selle energia seiskumise eemaldada, seda kiiremini ka need sümptomid kaovad. Ja Hiina meditsiinis on üks väga hea selline lihtne abivahend, millega me igapäevaselt saame need pisikesed energiaseiskumised eemaldada. Me ise nimetame seda valupulgaks. See on üks selline nagu liimipulga moodi salv, mida siis saabki panna nende putukahammustuse koha peale või kui on kuskil pinge, kui on valu, lihase valu, väga hästi sobib ta peavalude korral, kui näiteks olete tuult saanud, kael on kange, valutab, et lihtsalt lokaalselt sellesse piirkonda määrida. Siin on sees taimsed sellised õlid, mis siis aitavad lokaalselt parandada verevarustust ja Hiina meditsiini seisukohast energia liikuma panna. Ja sellega keha peaks tervenema. Ilusat suve kõigile!